see auto jaksab kanda 1600 kilo. Jah, rohkem kui teie kõik. Nii, kes leiab aku üles siit peal? On küll, jah. Väike juhu. Siin on bensiini. Ei ole, bensiinipakk on autol all. Mida? Leidsite sealt alt? Ei. Ei leia. Ma leian, kui ma lähen sinna alla. Täna tuleb teha meil ka üks rehvi vahetus. Vaat, et praegu kaalu maha saada, ma võtan autost üleliigsed asjad välja. Siis on auto kergem, mul on lihtsam auto maha jääda. Paneme kõigepealt alus Mati autole. Ükskõik, kus me pargime, on võistlusauto all alus Matt. Ehk siis selle jaoks, kui peaks tulema mingisugune leke kuskilt, et meil ei lähe ühtegi piiska asfaldile. Kõik õlilekked, osoolilekked, mis seal võivad olla, kõik jäävad Mati peale. Nüüd ma palun teie abi. Äkki tulete appi, et teeme lahti selle. See või? Siin on amordikann seal. Aga mina nägin, et siin auto kapoti all on üks asi, mis siia tegelikkuses ei kuulu ja võib-olla kuuluks WC-sse hoopis siuke natukene nagu toru, mis tegelikult üldse kapoti alla ei tohiks minna. Kes leiab ülesse? See toru seal. Miks see on seal? Kes pakuks? Mis teie arvate, miks see toru siin on? On teil ideid? See pumpab midagi. No peaaegu, aga mitte veel päris. Aga soe. Ma arvan, et see tekitab autosse sooja. Vastupidi, ta pumpab külma õhku, et jahutada jälle. Aga suund oli õige. Jah. Vaadake, driftis on kõik asjad nii kallid, et tuleb olla hästi leidlik. Kui teil on mingi hobi ja te tahate sellega väga tegeleda, siis tuleb leida lahendusi. On, ehitad omale ka sellise. Teed veel ägedama. Nii, aga küsime siis kohe ära vaata. Maikule, meil oli küsimus. Kas tripiauto suudab sõita üldse, kui on väga kõva tuul? Jaa, suudab. Nii, lapsed aitab. Nii, väga hea, tublid olete. Mida sa ütlesid? Ma ei tea, kes siin on pärast puhtaks peseb. Lapsed, mis juhtus? Jäljed tulid! Jäljed! Auto läks siniseks! Ei loe! No lähme vaatame, mis siia maha jäi. Tulge vaatama.
Need jäljed tuleb maha. Tulevad, need kuluvad maha siit pealt. Lapse, mul on ka üks küsimus teile. Kas siin on kedagi, kes tahab saada driftisõitjaks? Jaa!